Jurka raamat ongi Teabelehe stuudios, just seal, kus mina selle jätsin. Me võime järgmine kord natuke siit veel vaadata. Aga täna alustame tähtsa teadaannega. Ida-Virumaa kohus kaalub keskerakondlaste karistust, et nad ostsid valijate hääli. Sellega selgub, et teistes maakondades keskerite pooldajad tõmmati alt, sest nende häälte eest ei makstud pennigi. Ja see afäär tõstab ka teisi küsimusi. Miks Ida-Virumaa kodanikude hääled on rohkem väärt? Mille peale raiskasid teiste maakondade keskerid häälte ostmise raha? Ja kas alavääristatud ja maksmata jäänud kodanikud enam iial toetavad keskereid? Kui sina arvad, et kah sinu hääl oli midagi väärt, helista otsemat kohe keskerite kontoritesse ja päri, kus sinu raha kadus. Nende telefoninumber on 267 3460. Otsige pastakas kätte ja ma kordan seda numbrit. Helistage 627 3460 ja nõudke selgitust, millal ja kuidas sinu raha kätte toimetakse. 627 3460. Tänane teadeanne toob esile teema, millest olen olnud kaua huvitatud. Poliitiliste parteidel pole ju mingit tähtsust ega põhjust rahvale. Parteide ainus põhjus on hoida võimul oma eliiti. Hoida omad võimul elu lõpuni ja maailma lõpuni. Kui on keegi, kes seda kahtleb, vaadake, kuidas Põhja-Korea tööliste partei oma võimu kuulutab. Nägite ise, ainult maailma lõpp toob poliitiliste parteidele lõpu. Ma tõestan seda hetke pärast, aga enne selgitan oma seisu. Mul heidetakse ette, et mina olen mingi EKRE või Vabaerakonna palgaline, sest ei kritiseeri neid, aga leian vigu teiste parteidega. Pole nii. Ma EKRE-t ja Vabaerakonda mainin vähem, sest nad pole võimul olnud ja pole veel suuremate sigadustega hakkama saanud. EKRE on ju põhiliselt kahe mehe firma, Mart ja Martini. Mis vahe rahval on, kas talume isa ja poja parteid või isa ja tütre parteid? Ja minul see tõrvikute marssimine mitte kuidagi peale ei lähe. Küünaldega, lippudega, lauluga, minule sellised marsid sobivad, aga mitte tõrvikutega. Need meenutavad aega, millele oleks õigem mulda peale visata. Ja EKRE raiskab oma poliitilist kapitali tuuleveskitega võitlemisega. Keid ei lukusta tagasi kappi. Pagulased nagunii kaovad Eestist, sest siin on väikesed toetused, tööd on vaja teha, kliima on külm ja niiske, keel on raske õppida. Võiks ju tähtsamaid asju õigeks ajada. Aga ma tahan ikka üldiselt poliitiliste parteidest rääkida. Väike sissejuhatus oleks kohane. Aastaid tagasi mul oli USA sõjaväe värbamiskommandoga tehisintellekt projekt. Abiks värbasin Eestist doktor Andres Lompi, Tallinna Küberneetiku Instituudi teadlane, ja USA-st
Gene Ballinger, Hewlett Packardi süsteemide insener. Gene Ballingeriga suhtlesime peagi iga päev, isegi siis, kui projekt oli ammu lõppenud. See pole päris teema muutmine, kui ma räägin, et minu lemmik USA püha on Thanksgiving. Mulle meeldib Thanksgiving, sest mingit kinkimiskohustust pole. Üleliia joomapeoks ei lähe, sest Thanksgiving peetakse 3. neljapäeval novembrikuus. Järgmine päev on reede ja see on tööpäev peagi kõigile. Thanksgiving on püha, kus sõbrad tulevad kokku päevasel ajal, söövad kalkunit, ajavad juttu ja lähevad varakult laiali. Minule ideaalne. Viimased aastad Ameerikas mina veetsin oma Thanksgivingu pühad Red Fox Drive'is Gene Ballingeri kodus. Ja eelmise aasta Thanksgivingul istusin Eestis arvuti taga ja mulle helistas sõber Gene. Rääkisime oma tegevustest, huvidest ja jätkasime targutamist. Gene tutvustas oma tegevust, millest kohe juttu tuleb. Tema veebileht on Insight Maker. See on dünaamiline simulatsioonirakendus, mida võib kasutada brauseris. Insight Maker on tasuta ja ma soovitan seda kõigile, kellel on huvi süsteemide modelleerimisest. Ja üks minu huvidest on Eesti valimisseadus ja D'Hondt metoodika, millega jaotatakse parlamendikohad partei ja valimisliitude vahel. Olen Insight Makeriga selle kallal pusinud natuke ja tahan teile tulemustest rääkida. Oletame, et on 4 parteid, mis omavahel jaotavad juhuslikult iga valimisel 80% häältest. Igal valimisel juhuslikult saab üks partei rohkem ja teine vähem hääli. Oletame kah, et iga partei esitab järjestusnimekirja, kus esimesed 5 partei liiget on alati samad ja et iga partei kandidaadile hääletakse täieslikult juhuslikult. No, Poisson jaotusega. Kui sellist süsteemi simuleerime ja korraldame arvutimudelis 1000 järjekordset valimist, jäävad samad 20 esipartei nimekirjas olevat kandidaati parlamenti. Hitler kuulutas välja 3. Reichi, mis pidi kestma 1000 aastat, aga tuleb välja, et Eesti valimisseadusega ja D'Hondt metoodikaga kindlustame, et samad võimul olevad perekonnad jäävad edasi vähemalt 5000 aastat. Nagu kombeks, kui papid ja mammid vananevad, pärandavad oma ametikohad nooremate Erkidele, Kajadele ja Martinitele. Meie Eesti Vabariik kasvatab endale poliitilise eliidi, kellest mitte kuidagi lahti ei saa, nii kaua, kui meie hääled loetakse parteide heaks. Parteidel pole vaja iialgi mõelda, kas alamklassi sööta. Ainult seda, kuidas alamklassi keppida.